ma just leidsin selle mahajäetud lemmikloomapoe, mis on täis loomi, kes on siia surema jäetud. Minu eesmärk on päästa iga viimane loom, kes siin sees on, enne kui on liiga hilja ja neil ei ole enam palju aega jäänud. Näite, paar nädalat tagasi sattusin ma internetis kuulutuse peale, kus keegi müüs mahajäetud lemmikloomapoodi ja alguses mõtlesin, miks keegi peaks ostma mahajäetud lemmikloomapoe. Aga kui ma edasi kerisin, sain aru, et seal sees oli veel palju loomi ja keegi ei hoolitsenud nende eest. Nii et ma tegin kohe kiire telefonikõne. Ja pärast omaniku jutule saamist jõudsime kokkuleppele ja nüüd olen mina selle lemmikloomapoe omanik. Jah, ma ostsin veel ühe mahajäetud lemmikloomapoe. Miks ma seda kogu aeg teen? Kui te mäletate, siis umbes aasta tagasi ostsin ma teise mahajäetud lemmikloomapoe, aga see oli palju väiksem. Nagu näha, on see pood tohutu ja siin on palju rohkem loomi ja internetist olen näinud, et loomad, kes siin varem olid väga haruldased ja isegi surmavalt ohtlikud. Nii et ma arvan, et võib julgelt öelda, et see ei ole tavaline lemmikloomapood. Hakkasin siis ringi vaatama ja pärast ringi kõndimist sain aru, kui palju erinevaid pidamiskohti siin on ja mul polnud aimugi, kust alustada. Aga siis märkasin nurgas tiiki, mille juures oli silt. Koletiskala, $300 eest. Tead, ma ei ole kindel, kas siin on veel mõni koletiskala alles. Vesi on väga sogane ja ma ei näe midagi. Aga ilmselt ainus viis teada saada on hakata võrguga ringi proovima. Võtsin esimese kahvatäie ja tundsin kohe midagi suurt. Ma arvan, et meil on midagi. Uskumatu, vaadake seda. Nüüd on kindel, et siin on ikka veel kala sees. See siin on niinimetatud Jaguar Chiclid ja nad on väga lahedad. Tal on aga väga teravad hambad, seega peame teda kindlasti ettevaatlikult hoidma. Kuigi see on tõesti hull leid, ei ole see kindlasti sellist hinda väärt, mis tähendab, et seal peab veel midagi olema. Nii et ma jätkasin ja ei läinud kaua, kuni ma sain veel midagi kätte. Oh, meil on veel üks kala, vaadake seda, kutid. See on palju väiksem kui Jaguar Chiclid, aga tegelikult palju haruldasem. Seda nimetatakse kaelkirjaks sägalaks ja nad võivad tegelikult päris suureks kasvada, aga mis teeb nad tõeliselt eriliseks, on see ilus muster kogu nende kehal, mis teeb nad ka väga kalliks. Aga ära arva, et see on see kala, mis maksab $300. Nii et paneme selle tüübi nüüd jahutisse ja jätkame oma otsinguid. Pärast seda tegin võrguga veel mõned tõmbed, ilma et oleksin midagi saanud ja hakkasin lootust kaotama. Aga siis tegin võrguga veel ühe tõmbe ja kui seda sisse tõmbasin, märkasin mitte ühte, vaid 2 kala. Kui te ei teadnud, siis see lemmikloomapood on tegelikult juba üle kuu aja hüljatud olnud, mis tähendab, et kõiki neid loomi pole väga kaua toidetud ja sellepärast ongi see tiiger labidinasaga nii kõhn. Tsünodontis on tegelikult väga paks, nii et ilmselt saab ta kuidagi hästi süüa, aga just sellepärast ma selle koha ostsingi. Nii saame kõik loomad päästa ja neile paremad kodud leida. Aga praegu paneme nad jahutisse ja vaatame, kas leiame veel mõne. Oh issand, Bobby, vaata, seal on üks! Oh, ma vist näen seda. Tule, mine võrku. Jah, ma arvan, et saime ta kätte. Ma arvan, et see on kloun nugakala. Hästi märgatud, Helen. Oota, ma just sain aru, et see terve sein on läbipaistev. Me oleksime võinud lihtsalt sisse vaadata, et näha, kas seal on mõni kala. See oleks ilmselt palju lihtsam olnud. Aga igal juhul on see veel üks tõeliselt hull leid. See on kuninglik klouni silmakala ja see on kaugelt kõige kallim kala, aga ma näen seal tegelikult veel midagi. Ja kui see on see, mida ma arvan, siis see paneb su pead pöörlema. Aga kuigi me nägime seda, oli see kala ülikiire ja teda polnud lihtne kinni püüda. Oh, tule nüüd, ma olin ta peaaegu kätte saanud. Oota korraks, vaadake, meil on ikkagi midagi, kutid. See ei ole see kala, mida me jahtisime, aga see siin on punasaba säga ja tiiger labidnina säga hübriid. Ja need kutid kasvavad väga suureks, aga ta ei kasva nii suureks selles väikeses tiigis. Ja nagu kõik teised kalad on ta väga kõhn, nii et hea, et me ta just päästsime. Pärast seda õnnestus mul veel mõned kalad kinni püüda, sealhulgas albido paku, suur pitcher ja väike liima labidnina säga. Aga see, mis ma järgmisena leidsin, oli palju pöörasem. Ei või olla, kas see on kuutsäga? Kuulge, me just püüdsime päris inimese sööja kala. Need kalad võivad kasvada kuni 12 jala pikkuseks ja neil on teravad hambad nagu haidel. Ma arvan, et see oli see $300 kala, aga me ei tea ikka veel, mis kala see albino oli, mida me varem nägime. Ma arvan, et me peaksime selle tüübi jahutisse panema ja vaatama, kas me suudame teada saada, mis see salapärane kala on. Kohe nägin ma teda vaateaknast. Ja pärast mõne teise kala püüdmist sain ma ta kätte. Jah, kutid, me saime ta lõpuks kätte. Ma olen seda kala nii kaua püüdnud, aga see oli kindlasti seda väärt, sest see on albino kopsukala. Võin eksida, aga ma olen üsna kindel, et see on palju rohkem väärt kui 300. Ma mõtlen, et albino kopsukala leidmine on äärmiselt haruldane.
aga igal juhul on see kindlasti kõige hullumeelsem asi, mille me siiani leidnud oleme. aga me alles alustasime ja meil on terve loomapood veel avastada, nii et lähme edasi. kohe tiigi kõrval märkasin suurt roomajate puuri ja oli üsna ilmne, mis seal sees oli. Ettevaatust habedraakonitega, ei vastuta vigastuste või surma eest. Habedraakonid ei ole ju surmavad, on ju? Ma ei tea, eks me saame teada. Oota korraks, seal on neid 3. Oh jumal, ma tõesti loodan, et nad ei ründa mind. Ma proovin kõigepealt väiksemat, ta näeb üsna sõbralik välja. Nii, sõbrad, meil on nüüd habedraakon. Need tüübid näevad nii ägedad välja ja nad on kindlasti minu lemmiksisalikud. Ja ma arvan, et võib julgelt öelda, et nad ei ole agressiivsed. Proovime nüüd ülejäänud ka kinni püüda. Ükshaaval võtsin kõik habedraakonid puurist välja, aga siis sain aru, et meil on suur probleem. Sõbrad, me oleme uurinud vaid mõnda puuri ja juba oleme päästnud hulga loomi. Ma arvan, et siin peab olema 100 loomi ja mul pole aimugi, kuidas me kõik päästame, aga me peame proovima. Lähme siis edasi ja paneme need habedraakonid konteinerisse ning jätkame uurimist. Järgmisena olid seal hunnik väiksemaid akvaariume ja mul polnud aimugi, mis nende sees on. Siin võib tõesti olla ükskõik mida ja ma ei hakka valetama, ma olen veidi närvis. Ma ei näe isegi midagi liikumas. Loodetavasti pole see, mis siin sees oli, ära surnud. Võtsin ettevaatlikult esimese terraariumi välja ja alguses ma ei näinud seal midagi, aga siis märkasin midagi suurt, mis peitus kunstkivi all. Okei, ma tõstan selle üles, hakkame pihta. 3, 2, 1. Oh jumal, see on madu. See on suur madu. Kuulge, mul pole aimugi, mis liiki see on, aga loodetavasti pole see ohtlik. Au! Oh issand! Ta just üritas mind hammustada! Kas te nägite seda? Jah, nagu te nägite, ma paanitsisin siin, see madu oli äärmiselt agressiivne ja ma ei saanud teda paljaste kätega kuidagi kinni püüda, aga mul tuli üks idee. Oota, me oleme praegu ju lemmikloomapoes. Läheme lihtsalt sinna, kus neil on kõik tooted, äkki neil on midagi, mis aitab meil selle mao kinni püüda. Mis pagan see kõik on? Miks siin on nii palju palun mitte puudutada silte? Okei, ma lähen teemast kõrvale, tagasi ülesande juurde. Siin paistab olevat hunnik kalatoitu, on kaunistusi, oi, vaata seda, täpselt seda, mida meil vaja oli. Meil on siin maokonks. Kas üldse tead, kuidas seda kasutada? Jah, loomulikult, muidugi. Sa lihtsalt, sa tõstad nad konksuga niimoodi. Lihtsalt tõstad konksuga. Nagu näha, pole mul aimugi, mida ma teen, aga ma proovisin ikkagi ja ei läinud kaua, kuni ma mao kätte sain. Vaadake seda, ma sain ta kätte. Okei, ta ei ole rahul. Ei, ära hammusta mind. Ei, ära hammusta mind. Okei. Me lihtsalt paneme ta konteinerisse. Mine tagasi sinna. Okei. See oli intensiivne. Kui sa arvasid, et see oli hullumeelne, siis hiljem videos leiame maod, kes on minust suuremad. Aga enne seda on meil veel palju teisi loomi, keda peame päästma, nii et lähme edasi. Ma ei näe kohe midagi, aga võib-olla on see selle palgi all. Mis see küll on? Kuulge, ma arvan, et meil on mingi sisalik. Mul pole aimugi, mis liiki sisalik see on, aga see näitab, et see pood tõesti spetsialiseerub haruldastele loomadele. Igatahes on see väga lahe leid. Paneme ta nüüd konteinerisse. Vähemalt teame nüüd, et kõigis neis puurides ei ole ainult maod. Vaatame, mis siin sees on. Tere, kas keegi on siin? Pärast mullas kaevamist ja kogu puuri segipööramist leidsin ma lõpuks midagi. Vaadake seda, kutid, see on mingi konn. Issand, pole ime, et teda oli nii raske leida. Ta näeb välja täpselt nagu leht. Kuulge, ma pakun huupi ja ütlen, et seda kutsutakse lehekonnaks või millekski selliseks. Jah, ma vaatasin järele, täpselt nii seda nimetataksegi. Ma panin ta konteinerisse ja pärast seda juhtus midagi hullumeelset. Mis see oli? Kuulge, ma olen üsna kindel, et ma nägin just veel üht madu. See on siin maa alla peitunud. Vaatame, kas me leiame ta üles. Ma arvan, et ma just tundsin teda. Okei, see on kindlasti madukutid. Seal ta ongi. Issa, ma sain ta kätte. Ma ilmselt ei peaks madu käes hoidma, kui ma ei tea, mis liiki ta on, aga ma olen üsna kindel, et see on lihtsalt maisimadu, nii et peaks kõik korras olema. See on selle video teine madu. Siiski on mul tunne, et neid tuleb veel palju rohkem. Järgmisena oli veel üks aidik, aga ma ei leidnud sealt midagi. Nii et ma liikusin järgmise terraariumi juurde ja märkasin kohe midagi sees. Vaadake seda, kutid. Meil on siin veel üks sisalik, aga see on harjas gecko. Need tüübid on väga lahedad ja tegelikult üsna levinud lemmikloomad, nii et ma ei imesta, et me ühe siit leidsime. Kuid see tegelane on väga suur ja väga värviline, nii et on hea, et me ta päästsime. Nüüd, kuna see oli viimane terraarium riiulil, oli aeg loomapoes edasi uurida. Ja see, mis me järgmisena leidsime, oli seni kõige surmavam loom. Okei, sellel akvaariumil on palju hoiatussilte. Ettevaatust,
kaladega vigastuste või surma eest ei vastutata. Palun mitte puudutada ja mitte müügiks. See on meidi murettekitav. Ma ei näe siin isegi midagi. Kas siin on keegi? Oota. Oh issand, kas see on lõvikala? Kuulge, siin on neid 2. Kui te ei tea, mis on lõvikala, siis need on äärmiselt mürgised ja neil on kogu keha ulatuses väga teravad ogad. Nii et peame nende püüdmisel olema väga ettevaatlikud. Noh, ilmselgelt ei saa ma neid paljakäsi püüda, aga kuna me oleme loomapoes, siis olen kindel, et leiame midagi, mis meid aitab. Nii et ma läksin tagasi sinna, kus tooted olid ja mul õnnestus leida võrk, mis sobiks ideaalselt lõvikala püüdmiseks. Okei, siin see on. Ma arvan, et meil on üks käes. Vaadake seda, kutid. Ma tean, et nad on ohtlikud, aga nad on tõesti ilusad. Ma ei tea, mida teha, ma pole kunagi varem lõvikala käes hoidnud. Ma arvan, et paneme ta lihtsalt ettevaatlikult ämbrisse. Ja seal ta lähebki. Okei, üks on püütud, aga seal on veel üks. Ja ma arvan, et see on natuke suurem kui eelmine. Oh, see siin on päris äkiline, kutid. Rahune maha, me lihtsalt püüame siin päästa. Selle püüdmiseks kulus palju rohkem aega ja see ei teinud asja lihtsamaks, et ta pritsis mulle soolavett silma, aga lõpuks saime ta kätte ja panime ta koos teisega ämbrisse. Noh, see võttis palju rohkem aega, kui ma ootasin ja neil loomadel ei ole enam palju aega jäänud. Lähme kiiresti järgmisse aedikusse ja vaatame, mida me sealt leiame. Nagu näha, näeb see aedik hoopis teistsugune välja kui teised, mis tähendab, et siin pole ilmselt sisalikku ega madu. See näeb pigem välja nagu midagi, kus elaks näriline või isegi mõni imetaja. Ausalt öeldes pole mul aimugi, mida me siit leiame. Alguses ma ei näinud midagi, aga kui ma lähemalt vaatasin, märkasin midagi liikumas. Ta tuleb minu poole. Oh, issand! Tere! Oled sa sõbralik? Kuulge, mis asi see üldse on? Mul pole aimugi, mis see on, aga ta on nii armas. Oota, ma arvan, et neil on tema nimi siin kirjas. Oodake, Mario ja Luigi, neid on 2. Kus teine on? Kas su väike vend peidab end? Oota, ma vist tunnen teda. Uskumatu, vaadake seda! Issand, meil on 2 neist, mis igales need ka poleks. Nad näevad natuke välja nagu marmotid, aga miks? Miks nad peaksid siin marmoteid müüma? Ma ei tea, see loomapood on hullumeelne. Kui te teate, mis loomad need on, siis palun kirjutage kommentaaridesse, aga nad on nii armsad, ma olen nii õnnelik, et me nad päästsime. Nüüd. Ma pean tunnistama, et jäin natuke Mario ja Luigiga mängides hajameelseks. Aga siis jooksis üks neist tegelikult minema ja juhatas mind järgmise aediku juurde, mis oli kilpkonni täis. Kuna vesi siin oli väga sogane, pidin ma kätega ringi kompama, nii et ma pidin olema eriti ettevaatlik, et mitte hammustada saada. Oh, ma tunnen midagi. Oh jah, vaadake seda, kutid. Meil on juba kilpkonn käes ja see on albino. Ma olen üsna kindel, et see on punakõrv ilukilpkonn ja üsna suur ka veel. Oota, neid müüakse siin 400 eest. Noh, meie saime nad just tasuta. Tegelikult pole see päris tasuta. Sa maksid ikkagi lemmikloomapoe eest palju raha. Oh, ma panin kilpkonna kohe anumasse ja pärast seda hakkasid asjad edenema. Ja ma leidsin kilpkonni igalt poolt. Pole võimalik, teate, siin on nii palju kilpkonni. Me just püüdsime veel 2 ja ma näen seal all veel terve hunniku. Vau, vaadake, kui must selle kilpkonna kilp on, teate. Tegelikult pole võimalik öelda, kui kaua on möödas sellest, kui keegi nende eest hoolitses. Aga selle kilpkonna kilbi järgi otsustades on sellest juba tükk aega möödas. Kui te mõtlete, mida me kõigi nende loomadega teeme, keda me selles videos päästame, põhimõtteliselt hoian ma kõik hullud ja haruldased loomad endale, eriti need tegelased, aga kõik ülejäänud loomad annan ma mõned teile ära. Nii et jääge video lõpuni vaatama, kui tahate teada saada, kuidas te saate neid ükshaaval endale. Ma tõmbasin välja järjest rohkem kilpkonni, sealhulgas tavalisi, albinoosid ja isegi väikseid poegi. Ja pärast seda, kui olin kõik nad kätte saanud, oli aeg liikuda järgmisse aedikusse, kus elasid seni kõige suuremad ja hirmu äratavamad loomad. Issand, okei. Noh, siin pole küll mingit saladust, mis siin sees on. Siin on hiiglaslik sisalik. See näeb välja nagu see Aasia vesivaraan, mille me pimeveebist ostsime, aga see siin on palju suurem. Ja ma olen üsna kindel, nad on tuntud selle poolest, et võivad olla kas ülimalt sõbralikud või väga agressiivsed. Nii et ma arvan, et saame kohe teada, milline tema on. See oli väga kahtlane, sest neil sisalikel on üliteravad hambad ja nad on tegelikult mürgised, nii et kui üks hammustab, pole see üldse hea. Okei, sõber, rahune, me oleme siin, et sind aidata. Oh jumal, ta sisiseb. Okei, see pole hea. Kas ma peaksin lihtsalt proovima ta kinni haarata? Ma ei tea, mida teha. Tulge siia, sõbrad. Okei, ma ei usu, et ta on sõbralik. Ma ei usu, et ta on sõbralik, kutid. Ma ei usu, et ta on sõbralik. Ta lihtsalt üritab mind tappa. Ma värisen praegu. Okei, ma arvan, et pean tagasi minema sinna, kus kõik tooted on. Ja võib-olla neil on seal mingi sisaliku püüdja või midagi sellist. Mis asi on sisaliku püüdja? Ma ei tea, ma ei tea praegu. Ma tegelikult ei teadnudki, mida ma otsin.
aga siis sattusin ma paksude kinaste peale, mida kasutatakse suurte madude püüdmiseks. Ja kuigi meil läheb neid ilmselt hiljem vaja, mõtlesin, et äkki saa neid kasutada ka sisaliku püüdmiseks. Okei, ma ei ole üldse närvis. Võib-olla. Okei, võib-olla natuke. Loodetavasti on need kindad piisavalt paksud, et see hammustus neist läbi ei läheks, sest ma tõesti ei taha haiglasse minna. Okei, rahulikult ja tasa. Okei, sain ta kätte. Okei, oodake, ta ei hammusta mind, teate. Oh, sa püha, mul polluti kindaid maja. Oh, ma arvan, et üritab mind praegu hammustada, teate. See elukas on nii tugev. Ta on sõna otseses mõttes puhas lihas. Ausalt öeldes ei ole ta nii agressiivne, kui ma arvasin. Ma olen üsna kindel, et oli lihtsalt hirmul, aga nüüd, kui me ta välja saime, siis ma arvan, et ta saab aru, et me päästsime ta. Nii et nüüd paneme selle tüübi konteinerisse. Nii, seal ta läheb. Vau, ta mahub vaevu sisse. See oli pingeline, nagu te nägite. See oli kindlasti suurim loom, kelle me leidsime. Aga uskuge või mitte, hiljem videos leiame veelgi suuremaid. Aga praegu ma liikusin järgmise aediku juurde ja kohe märkasin midagi. Ma näen veel üht sisalikku. See on küll palju väiksem. Ma olen üsna kindel, et see on Euromastics ja need tüübid on põhimõtteliselt nagu väikesed draakonid, olen üsna kindel. Me leidsime ühe teises mahajäetud lemmikloomapoes, aga see oli punane, see siin on kollane. Ta ei näe eriti hea välja, ta on väga kõhn ja ta eriti ei liigu. Aga ma nägin, et ta ikka veel hingab, nii et ma arvan, et me leidsime ta just õigel ajal. Praeguseks oleme uurinud umbes veerandi poest, nii et meil on veel pikk tee minna. Ja loomad lähevad ainult järjest hullemaks ja hullemaks. Ma avasin järgmise puuri ja alguses ma ei leidnud midagi, aga kui ma lähemalt vaatasin, sain aru, et loom peitis end otse meie silme all. Oh issand, see on kameeleon, sellepärast me teda ei leidnudki, ta oli kogu aeg seal peidus. Vaata, kui väike ta on. Oh issand, ta on nii armas, ma armastan kameeleone. Nad on ühed mul lemmikloomadest ja ausalt öeldes ei üllata mind, et me ühe leidsime. Ma mõtlen, igas lemmikloomapoes peab olema kameeleon, kuid see, mille me järgmisena leidsime, oli palju haruldasem. Mis see küll on, kutid? Selles puuris on veel üks sisalik, aga ta näeb täiesti hull välja. Ma vajan kindlasti abi selle tuvastamisel, nii et kui sa tead, mis sisalik see on, kirjuta kommentaaridesse alla. See lemmikloomapood on täiesti hullumeelne. Siin on peaaegu iga teine loom midagi sellist, mida ma pole kunagi varem näinud. Ma panin sisaliku karpi ja liikusin järgmise akvaariumi juurde ja ma olin natuke närvis. Ma ei tea miks, aga mul on tugev tunne, et siin sees on madu. Aga ilmselt ainus viis teada saada on see kivi üles tõsta. Oh, issand, ma teadsin seda! See on jälle madu ja see on suur. Nii, hakkame pihta. Oh, issand, kas sa nägid seda? Ta ründas mind. Oh, okei. Oh, ta just pissis. Ta pissis mulle näkku. Ma arvan, et see on mul silmas. Oh, okei. Ma arvan, et me peaksime ta konteinerisse panema, enne kui ta mind hammustab. Kuulge, see asi läheb hulluks. Mis see nüüd on? Juba 3 või 4 madu ja kuulge, ma ei taha teid eimatada. Aga ma olen üsna kindel, et nendes konteinerites, mida me varem nägime ja millel olid kleepsud peal, on hiiglaslikud maod sees. Nii et mul ei ole selle üle üldse hea meel. Aga meil oli veel palju teisi puure läbi vaadata, nii et ma jätkasin. Nüüd see järgmine terraarium oli väga must, mis tegi selle sees oleva leidmise raskeks. Aga lõpuks ma siiski leidsin selle ja see oli midagi hullumeelset. See näeb välja nagu mingi skink, aga mul pole aimugi, mis liiki ta on. Ta on siiski väga ilus. Oh, mis see oli, kutid? Ma arvan, et siin on veel üks. Seal ta ongi. Oh, issand, vaadake seda, kutid, me saime ta kätte. Need tüübid on nii ägedad. Vaadake nende värve. Kui te teate, mis liiki sisalikud need on, siis palun kommenteerige allpool. Päästsime veel 2 looma, kuid meil on veel palju teha. Olgu, see näeb välja nagu see puur, kus kameeleon oli, nii et võib-olla on siin veel üks. Oota, ei, see ei ole kameeleon. Oh, issand, vaata seda, see läheb hulluks. Tule siia, sõber. Oh, issand. Ei. Nüüd, pärast seda, kui ma ajasin seda sisaliku läbi terve poe taga, õnnestus mul ta lõpuks kinni püüda ja lähemal vaatlusel sain aru, et see oli hiidpäevakeko. Ja see oli kõige suurem ja värvilisem, mida ma kunagi näinud olen, nii et on tõesti hea, et me ta päästsime. Konteinerid täitusid kiiresti ja loomad muutusid järjest haruldasemaks, aga sellega asi ei piirdunud. Las ma arvan, siin on veel üks madu, väga tore, tead mis, las ma võtan seekord kohe maokonksu valmis. Nii, 3, 2, 1. Oh jah, siin ta ongi. Jälle üks madu. Teate mis, kutid? Ma ei ole enam isegi üllatunud. See loomapood on madusid täis ja see siin on tõesti suur, nii et peame väga ettevaatlikud olema. Otsustasin kasutada maokonksu ja pärast mõningaid katseid sain ta lõpuks kätte. Oh, sain ta kätte. Okei, see on suur madu. Kuulge, kutid. Oh, issand, okei. Ei. Rahu. See on veel üks madu.
ma ei tea, mis liiki see on, nii et loodetavasti pole see mürgine, see ei oleks hea. oo jumal, oo issand, see tuleb minu poole. oota, mis see veel on, kutid? okei. ma arvan, et me peaksime ta konteinerisse panema, sest ma näen tegelikult, mis on järgmises puuris ja see teeb mind natuke elevaks. seal on hunnik väikseid varanipoegi, tead küll, see draakon, kelle me varem kinni püüdsime. Need väiksed tegelased kasvavad selliseks. ma näen siin kohe 2. nii, saime nad kätte. oh issand, vaadake, kui armsad nad on. On hull mõelda, et neist väikestest saavad 10 jala pikkused sisalikud. See on natuke hirmutav mõelda. oota, ma vist näen veel üht. Ei või olla, vaadake seda, kutid. Nüüd on meil neist väike armee, nagu näha. Leidsime neid päris elus draakoneid igalt poolt, aga sellega asi ei piirdunud. Kui ma järgmise aediku juurde liikusin, märkasin veel üht ja see oli palju suurem. Pole võimalik, kaelus draakon 1500 eest, ma olen alati tahtnud kaelus draakonit. Ja kui te mäletate, siis ma tegelikult proovisin ühte osta tumeveebi videos, aga mind peteti. Nii et leida üks mahajäetud lemmiklooma poes on hullumeelne. oh issand, ja ta on tohutu, vaadake, kui suur ta nüüd on. Ma tean, et need tüübid võivad olla natuke agressiivsed, nii et loodetavasti ta ei hammusta mind. Tule nüüd, sõber, ma lihtsalt üritan sind päästa. Nii, rahulikult ja vaikselt. oo issand, te kutid, see on hiiglaslik kaelus draakon. See on suurim, mida ma kunagi näinud olen. Esmapilgul tundub, et see sisalik on täiesti terve, aga tegelikult paistab, et ta on selg katki, mis seletab, miks ta ei üritanud põgeneda. See on nii kurb, kutid. Ma ei tea, võib-olla peame ta viima loomaarsti juurde, aga ta on vist ikka veel elus, nii et see on hea märk. See on kindlasti mu lemmikloom, kelle me seni leidnud oleme, kuigi ma ei suuda uskuda, et meil on lemmikloomaks kaelus draakon ja ta on hiiglaslik. Okei, paneme ta ettevaatlikult sellesse anumasse. Issand, ta vaevu mahub sinna sisse. Ma ütlen teile, kutid, see elukas on tõeline hiiglane. Nii, saime hakkama, lähme edasi. Kes teab, mida me veel leiame, kutid? Tundub, et oleme peaaegu kogu selle loomapoe osa läbi uurinud, aga ma näen ikka veel palju loomi alles, nii et peame kiirustama. Issand, ma arvan, et siin on erakvähid, vaadake seda, see on nii lahe. oh, nad paevad oma kojadesse. Tulge, kutid, ma lihtsalt üritan teid päästa. Seal on 1, 2 ja 3. Seal on ka hunnik tühje teokodasid. Ma ei tea, kas see on sellepärast, et mõned surid või on need lihtsalt lisakojad, aga igal juhul me päästsime 3 erakvähi. Ma panin nad anumasse ja liikusin edasi ning asjad läksid veelgi pöörasemaks. Ei ole võimalik, vaadake, seal istub väike puugon lehe peal. Ma otsisin siin vähemalt 10 minutit ega näinud midagi. See näitab, kui hea tema maskeering on. Nüüd on päris küsimus see, mis liiki puugon see on. oh, ma sain ta kätte, ei ole võimalik, vaadake, kas see on punasilmne puugon. Tal on ju punased silmad, nii et see oleks loogiline, aga vaadake, kui värviline ta nüüd on. Kui ta lehe peal istus, oli ta täiesti roheline. See ongi kaitsemehhanism, mis võimaldab neil magades ümbritsemaga sulanduda, aga ärkvel olles näevad nad hoopis teistsugused välja. Vaadake, kui erksad need värvid on, see on nii äge leid. Ja sellega asi ei piirdunud. Siis märkasin väiksemat lauda, mis oli täis veel rohkem loomi, aga oli üks suur probleem. Nad olid üliväikestes topsides ilma toidu ja veeta. Ma loodan lihtsalt, et nad on veel elus. Alustame sellest tüübist. Meil on nüüd väike gargoyli gecko $100 eest. Ma ei tea, kui kaua ta selles väikeses topsis on olnud, aga õnneks on ta ikka veel elus. Ära muretse, sõber, me anname sulle palju parema kodu. Tundus, et igas selle laua anumas oli mingi gecko sees ja need läksid aina pöörasemaks. See on jälle üks päevagecko. Aga see siin näeb täiesti teistsugune välja kui see esimene, mille me leidsime. Kas sinuga on kõik korras, sõber? Ma olen siin, et sind päästa. Tere! Oh issand. Oh ei. Kas sa teed nalja või? Mis teil surnud gekkodel viga on, et nad üritavad põgeneda? Õnneks õnnestus mul ta üles leida ja ma sain ta konteinerisse. Ja siis jätkasin oma otsinguid. Üksteise järel päästsin järjest rohkem sisalikke, sealhulgas hulga leopardgekosid ja neid tüüpe, kellest mul polnud aimugi, mis nad on. Au! Oh issand, mõlemad hammustavad mind! Miks te mind hammustate? Ma päästan teid! Aga siis sattusin ma salapärase akvaariumi peale, mis oli vett täis. Miski ütleb mulle, et siin sees ei ole gekot. Okei, loodetavasti mis iganes siin sees on, see ei hammusta mind. Oh, ma tunnen midagi. Mis see on? Oh issand! Oh, ei ole võimalik! See on väike kaiman kilpkonna poeg. Oh, ma vist ei oleks pidanud oma käsi sinna panema. Ta oleks võinud mu sõrmest tüki ära hammustada. Aga see on väga lahe. Meil on nüüd väike kaiman kilpkonn. Paneme ta sellesse anumasse ja liigume edasi, sest meil on veel üle poole loomapoest avastamata. Kui ma liikusin järgmise puuri juurde, märkasin midagi täiesti ootamatut. Oh issand, vaadake, siin on küülikud. Nad on nii armsad. Tere sõbrad, me tulime teid päästma. Kas ma võtan nad sülle? Ma ei tea küülikutest midagi.
oi-oi, loomad võivad hammustada või lüüa, see pole hea. aga isegi kui oli hoiatussilt, pidin ma neid siiski proovima üles võtta, et neid päästa. oh issand, okei, jah, silt ei valeta, nad tõesti löövad jalaga. okei, sain ta kätte, ta on natuke rahunenud. ah ei, siiski mitte, okei. Vau, ta on tõeline väänik, aga vaata, kui armas ta on. oh issand, ma armastan teda nii väga. Bobi, mida sa teed? Me peame edasi minema. Vabandust, aga ta on nii armas, ma ei suuda lõpetada tema paitamist. okei, paneme ta nüüd kasti, sest meil on veel üks vaja kinni püüda. siin sa oled, kallike. okei, siin on teine, kas sa oled sõbralik? oh issand. kuulge, ma arvan, et me peame need endale jätma, nad on nii armsad, mul on neist nii kahju. meil pole süüa, pole vett ja ausalt öeldes nad ei lõhna just kõige paremini, aga nad on siiski elus, see on kõige tähtsam ja me anname neile palju paremad kodud. Need olid kindlasti kõige armsamad loomad, kelle me leidsime, aga uskuge või mitte, hiljem videos leiame me midagi veel armsamat. aga kõigepealt avame kassaaparaadi, et näha, kas nad jätsid sinna raha. no kuulge, te ju teate, et ma pidin kontrollima, näita mulle raha. $20. Vau, see on suurepärane. Aga kuidas on jootraha purgiga? Teed nanja või? Ainult 1 sent? See on naeruväärne. oota korraks, unusta see sent. mis see on? kuulge, siin letil on mingi puurisarnane asi, aga ma ei näe seal midagi. ja põhjus, miks ma midagi ei näinud, on see, et loom, kes siin sees on maskeerumise meister. oodake, ma vist näen teda. see on palvetaja Ritsikas. ta on kogu aeg otse mu nina all olnud. see on nii lahe, ta läheb välja täpselt nagu oksake. kuulge, ma arvan, et see on kõige suurem palvetaja Ritsikas, mida ma olen oma silmaga näinud. kas see on video esimene putukas? noh, isegi kui see on esimene, siis kindlasti mitte viimane, sest ma vaatan praegu hiiglaslikku silti, kus on kirjas putukad. jah, ma kindlasti ei taha sinna minna. aga kuigi ma vihkan putukaid, pidin ma neid päästma. nii et ma seisin oma hirmudele vastu ja alustasin otsingut. okei, tundub, et siin on hunnik jahumardika vastseid. see polegi nii hirmus, neid antakse lihtsalt loomadele süüa. vaatame, mis veel on. oh, okei, ei, aitab küll. mis pagan see on? ma arvan, et see on 100-jalgne, aga see on kõige suurem 100-jalgne, mida ma kunagi näinud olen. oota nüüd. kas seal on kirjas 350, vabandust, aga kes maksab 100-jalgse eest $350? nii hirmus, kui see juba oli, siis ma ei teadnud, et see 100-jalgne on tegelikult üks maailma kõige mürgisemaid liike. olgu, avame kaane ettevaatlikult, ma olen nii närvis. oi, ei, see ei ole hea, kutid. meil jookseb poes ringi hiiglaslik 100-jalgne. mida ma nüüd teen? haarasin kiiresti võrgu ja ajasin selle kinni. ja just siin sain ma aru, kui suur see 100-jalgne tegelikult oli. oh mees, see ei mahu isegi võrku ära. okei, sain ta kätte. oh issand. kus on anum? mine sinna sisse. mine tassi sisse. nii, olemas. see oli pingeline. ma arvan, et me kõik võime nõustuda, et kaane avamine polnud ilmselt kõige parem mõte. ma ei tea, miks ma seda tegin, otsustasin ta lihtsalt maha panna, sest konteinerid oli veel nii palju alles ja putukad läksid ainult hullemaks. okei, meil on veel üks suur konteiner, mis teeb mind närviliseks. oh issand, see on hiiglaslik skorpion. vaata, kui suur on tema astel. see peab olema suurim skorpion, mida ma kunagi näinud olen. ma ei teadnudki, et nad nii suureks kasvavad, aga tead mis? ma ei karda seda nii palju kui 100-jalgset. kas ma peaksin proovima seda kätte võtta? kas see on halb mõte? jah, see oli ilmselt halb mõte, aga ma panin kindad kätte ja võtsin ta ettevaatlikult üles. okei, ma tunnistan, see on natuke hirmutavam, kui ta mu käe peal kõnnib. oh ei. okei, ta rolib praegu mu varrukasse. okei, see ei ole hea. mida ma praegu tegema peaksin? okei, ma päriselt paanitsen. kus on võrk? kus on võrk? tule maha mu pealt. oh issand. oh, ta hakkab mind nõelama. miks ma seda teen? okei, nüüd on korras. oh issand. teate, ma oleks peaaegu südamerabanduse saanud. see oli nii hirmus. okei, teate mis? me peame ta lihtsalt konteinerisse saama. ma panin ta tagasi oma anumasse ja jätkasin. järgmiseks olid hunnik väiksemaid anumaid. nii, vaatame, mis siin sees on. oh issand, okei, see on tarantel. oh ei, okei, ta üritab põgeneda. see ei ole hea. miks teil anumatel gaasi peal ei ole? okei, kuna neil pole gaasi, tähendab see, et peame kõik need putukad nendesse anumatesse ümber tõstma. peame olema väga ettevaatlikud. ei, issand, vabandust, mees, ma vihkan putukaid, ma ei suuda seda teha. miks sa sunnid mind seda tegema? lihtsalt mine konteinerisse, me üritame sind päästa. okei, nüüd läheb, ma arvan, et see töötab. nii, sõbrad, nüüd ongi kõik, ma ei tee enam nalja.
ma arvan, et saan südamerabanduse ja meil on veel nii palju teha. Kui ma järgmise aluma avasin, märkasin kohe veel üht putukat ja see ei olnud rahul. Oh issand, ole ettevaatlik, see pritsib hapet. Jah, te kuulsid õigesti. See putukas pritsis just mulle hapet peale. Seda nimetatakse bangaruuniks ja ma tean seda, sest me ostsime ühe sellise surmavate loomade video jaoks, aga see ei pritsinud mulle hapet peale. Ma olen üsna kindel, et pean minema päikeseprille või midagi sellist tooma, sest kui see hape satub mulle silma, võin ma sõna otseses mõttes pimedaks jääda. Kui mul olid prillid ees, sain ma Vangarooni ettevaatlikult tema terraarimist välja võtta. Kui te vaatate seda väga pikka astlat seal, siis just sealt tulebki hape välja. Ma ilmselt ei peaks sellega Heleni poole sihtima, vabandust. Vaata seda, ta tegi seda jälle. Oh issand, ma tunnen seda lõhna. See lõhnab täpselt nagu valgendi. Olgu, paneme ta lihtsalt konteinerisse enne, kui midagi halvasti juhtub. Pärast seda avasin veel mõned konteinerid ja leidsin veel mõned skorpionid, sealhulgas selle hiiglasliku isendi. Aga siis sattusin millegi palju hirmutavama peale. Mis see küll on, teate? Mul pole aimugi, mis ämblik see on, aga ta ei näe sugugi sõbralik välja. Oh jumal, ja ta üritab põgeneda. Palun mine lihtsalt konteinerisse. Nii, tehtud. Vau, see oli palju lihtsam, kui ma arvasin. Kui keegi teist teab, mis ämblik see on, siis palun kirjutage kommentaaridesse. Aga igaks juhuks, kui ta on väga mürgine, siis ma kindlasti ei hakka teda kätte võtma. Kuna konteineri kogunes kiiresti juurde, on mul veel vaid mõned putukad jäänud. See on jälle üks skorpion. Miks teid siin nii palju on, teate? See on täiesti hullumeelne. Ma olen üsna kindel, et see on jälle must metsaskorpion, aga ma näen seal all veel mõnda, mis näevad hoopis teistsugused välja. Jõuame nendeni varsti, aga praegu on meil veel mõned teised konteinerid läbi vaadata. 3, 2, 1. Oh issand, te teete nalja. Veel tarantleid. Täpselt seda ma tahtsingi. Pagan, need tüübid on ka suured, teate. See on nii hirmus. Oh, ta liigub. Okei, ei, ära tee seda. Mine tagasi sinna. Oh jumal, okei. Oh ei, nad kaklevad. Oh issand, teate. See ei ole hea. Lõpetage ära teie kaks. Lõpetage ära. Okei, nüüd on korras. Okei, teie kaks, minge lahku. Noh, ma kindlasti ei oodanud, et pean täna tarantlite kaklust lahutama, aga õnneks on kõik korras. Ma panen need tüübid nüüd konteinerisse ja jätkame edasi. Ja meil on jäänud veel ainult üks riiul avastada. Seal sees olid veel skorpionid, kaasa arvatud need tüübid, kes olid küll väiksemad, aga sama agressiivsed. Aga me leidsime ka veel mõned tarantlid, sealhulgas kõige suurema neist kõigist. Püha taevas, vaata selle asja suurust! Mehhiko punajalg, ma pole sellest kunagi kuulnudki. Vau, vaadake tema värve. Te teate, et ma vihkan ämblike, aga see tüüp on tegelikult päris lahe. Au, oh issand, lõpeta. Ei, ta pildub mulle karvu. Okei, unustage ära, ta ei ole lahe. Kokku õnnestus meil päästa 14 hullumeelset putukat, mis peaaegu tekitasid mulle südamerabanduse, aga õnneks elasid järgmises aidikus palju vähem hirmutavad loomad. Ja ma räägin aksolotlitest. Nagu näha on seal kohe silt, mis ütleb, et neid müüakse $50 eest. Ja selle kõrval on tohutu akvaarium, mis on täis igasuguseid erinevaid aksolotleid, nii et las ma võtan võrgu ja vaatame, kui palju me suudame päästa. Aga enne kui me seda teeme, märkasin ma, et neil on siin hunni kaupa, neil on teesärgid, neil on mütsid, see on nii lahe. Oota nüüd. Kas see on uus Bass Fishing Productionsi kaup? See ei tule välja enne 1 juunit aadressil bassfishingproductions.shop. Kuidas nad selle said? Sa panid selle sinna ise? Ei pannud. Okei, olgu, jah, panin küll. Tahtsin teile lihtsalt teada anda, et meil tuleb välja uus kaup, uued disainid, uus materjal ja jah, ma olen lihtsalt väga elevil. Meil on aksolotli teesärgid, meil on pusad. Meil on täiesti uued mütsid ja palju muud ägedat kraami. Kui tahate kanalit toetada, minge lehele bassfishingproductions.shop. Me alustame 1. juunil, nii et näeme teid seal. Aga praegu lähme päästame mõned aksolotlid. Võtsin esimese kühvlitäie ja sain kohe aru, kui palju neid siin on. Oh issand, me juba püüdsime esimese võrgu peale 3 tükki. Oh issand, nad on nii armsad, vaadake nende väikseid jalgu. Neil on tegelikult kohe seal tabel, mis näitab, millised aksolotlid siin võivad olla. Ma olen üsna kindel, et need 2 on lihtsalt wild type, mis on kõige tavalisem. Aga see tüüp siin, ma olen üsna kindel, et on GFP ja need on need, mis pimedas helendavad. Ja ma saan tegelikult aru, sest tal on rohelised silmad. See on hullumeelne. Ma panin nad ämbrisse ja võtsin veel ühe kühvlitäie ja kohe püüdsin midagi muud. Saime veel ühe, aga see on albino. Vau! Ja see on palju suurem, kutid. See on nii lahe.
siiski märkan ma suurt probleemi. Paljudel neist aksolottidest näib olevat jalad ära hammustatud. Õnneks kasvavad neil jalad tagasi, aga see on ilmselt sellepärast, et keegi pole neid väga pikka aega toitnud ja nad on hakanud üksteist sööma. See pole hea. See on tõesti kurb, aga vähemalt oleme siin, et neid aidata. Paneme selle tüübi nüüd teiste juurde ämbrisse ja proovime veel mõnda kinni püüda. Pärast seda leidsin aksolotle igalt poolt, nii tavalisi kui ka rohkem albinoid. Aga siis püüdsin ühe kõige haruldasema aksolotli üldse. Uskumatu kutid. Ma arvan, et me just püüdsime kuldse aksolotli. Vaata tema värve! See on nii lahe. Me oleme neid tüüpe varem vaid mõned korrad leidnud, aga see on kindlasti kõige suurem. Aga nii äge, kui ta ka poleks, näen ma siin veel palju aksolotle. Ja on selge, et neil ei ole enam palju aega jäänud, nii et me peame kiirustama. Aeglaselt, aga kindlalt püüdsin ma järjest rohkem aksolotle ja suutsin isegi veel mõned liigid tabelist ära tunda. See siin on täiesti valge, aga tal ei ole punaseid silmi nagu albiinol. Selle asemel on tal mustad silmad, nii et ma arvan, et see on leukistlik aksolotl. Ma ei tea täpselt. Ausalt öeldes on aksolotli liike lihtsalt liiga palju. Igatahes ta on väga lahe ja me just päästsime ta. Selleks hetkeks oli akvaariumis ainult üks aksolotl veel alles, nii et ma püüdsin ta kinni ja panin ta ämbrisse teiste juurde. Ja nüüd oli aeg loomapoes edasi ringi vaadata. Ma ei tea, kas te olete juba märganud, aga seinal on tohutu silt, kus on kirjas 2 paiksed. See vist annab väikese vihje, mida me järgmisena leiame. Ma juba näen selles midagi. See on mingi konn, aga ta on albiino. Ma arvan, et see on härkon, aga ma ei usu, et ma olen kunagi varem albiinot näinud. Ma ei teadnudki, et sellised üldse olemas on, nii et see peab olema väga haruldane. Mees, ta on ikka tõesti kõhn. Kes teab, millal ta viimati sõi? See on lausa ime, et ta veel elus on. Aga ma arvan, et me peaksime ta anumasse panema, sest ma näen seal veel mõnda. Kui ma ülejäänud aedikut läbi otsisin, leidsin veel 2 albiino härkonna, mis tähendab, et päästsime kokku 3. Ja kui nad olid anumas, liikusin järgmise akvaariumi juurde, et vaadata, mida ma sealt leida võiksin. Oodake, ma arvan, et sain midagi. Kuulge, see on väike beebi pipakonn. Kui te ei teadnud, siis need konnad näevad välja nagu päris tulnukad ja kõige hullumeelsem nende juures on see, et kui neil on pojad, siis pojad ronivad tegelikult nende seljast välja. Ja see on päris rõve, aga see on väga lahe leid ja ausalt öeldes ma ei tea isegi, kas ta on elus. Ta ei liigu. Tere! Oi, nüüd ta liigub. Issand! Ma jätkasin loomapoe uurimist, kui äkki sattusin ühe kõige hullumeelsema looma peale siiani. Meil on siin veel üks loom. Mis see küll on, kutid? Ai! Issand, see torkas mind just. Mis igales see ka poleks, see on väga terav. Nii, saime ta kätte. Ai! Issand, kutid, see teeb nii haiget. Oodake nüüd, kas see on siil? Vaadake ta nägu, kutid. Ma olen üsna kindel, et see on siil. Vabandust, kutid, küülikud olid tõesti armsad, aga ma arvan, et see tegelane võib olla isegi armsam. See on seni kõige pöörasem asi, mille me oleme leidnud, aga meil on veel mõned puurid läbi vaadata ja loomad lähevad ainult veelgi pöörasemaks. Lähme siis edasi ja paneme selle tüübi kasti ning jätkame. Vaadake seda, kutid, meil on hiiglaslik kilpkonn. Mul on temast nii kahju, kutid. Ta on nii väikeses konteineris, vaevu toidu või veega. Mees, ta on küll raske. See on ilmselt suurim kilpkonn, mille me oleme kanalil leidnud, aga ma ei ole 100% kindel, mis liiki ta on. Kui sa tead, siis jäta kommentaar. Üks kilpkonn on juba päästetud, avasin järgmise kasti ja leidsin veelgi rohkem. Okei, paneme selle maha, sest siin on veel üks kast ja seal sees on palju beebisid. Siin on üks, kuidas läheb väike sõber, ja siin on teine, vaata kui pisike see on. Need tegelased on kindlasti teist liiki kui esimene. See siin on punajalg kilpkonn ja see väike on sulkata kilpkonn. Kuigi see tegelane on praegu väga väike, võivad nad tegelikult kasvada üle 90 kilo raskuseks ja elada kuni 80-aastaseks. See on täiesti uskumatu, kui sellele mõelda. Aga nii lahe, kui see ka polnud, pidime edasi liikuma ja jäänud oli veel ainult üks aedik, mida uurida. Seal sees on seni kõige suuremad ja hirmuäratavamad loomad. Ma olen väga närvis, teate. Alates sellest, kui ma varem neid ära puutusilte nägin, olen ma seda hetke kartnud. Aga teate mis? Teeme selle lihtsalt ära. Avame need ja vaatame, mis sees on. Kuule, ma olen üsna kindel, et siin on maod, võtsin kindad kätte ja avasin aeglaselt esimese puuri. Issand. Jah, mu teooria oli õige. See on hiiglaslik madu ja ta ei tundu üldse õnnelik. Mina ei meeldi talle. Jumal, ta nägu on kohe siin. Ma arvan, et ma proovin ta kinni püüda, teate.
ma loodan, et need kindad on piisavalt tugevad, et hammustusele vastu pidada. Okei, sain ta kätte. Oh, issand, ta on tugev. Tule nüüd, sõber, me lihtsalt püüame sind päästa. Oh, see elukas on tõesti hiiglaslik. Ta muudkui liigub edasi. Okei, ole ettevaatlik, Helen, ole ettevaatlik. Oh jumal, teate, see ei ole üldse lahe. Mulle ei meeldi maod ja see tüüp on täiesti hiiglaslik. Vähemalt pole ta veel proovinud mind hammustada, see on hea. Oh, Helen, ma arvan, et ta võib siiski proovida sind hammustada. Okei. Ei, lõpeta, mul ei olnud seda vaja. Teate, oodake korraks. See ei ole tavaline madu. Kui te vaatate lähemalt, siis ta sõna otseses mõttes helendab vikerkaare värvides. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Okei, sõber, sa tuleb praegu mu näole liiga lähedale. Okei, tead mis? Ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt konteinerisse panema enne, kui ta mind hammustab, aga see on hullumeelne. See on monstrum madu. Üks madu käes. Ma arvan, et veel 3 on jäänud. Ja nende välimuse järgi on need tüübid palju suuremad. Oh jah, ei. Okei, sellega on kõik. See madu on sõna otseses mõttes umbes 3 meetrit pikk. Ja miks tema nimi on Feng? See ei saa olla hea. Aga teate mis, kutid? Me peame ta päästma. Me ei saa teda maha jätta. Ta parem ärgu hammustagu mind. See madu oli tohutu ja väga raske. Nii et teda pole lihtne kinni püüda. Okei, ma võin eksida, aga tundub, et ta tahab mind hammustada. Oh jumal. Ma enam ei suuda. Sa oled valmis. Bobby, ära ole selline tita. Sa pead ta päästma. Olgu, Fang, siit ma tulen. Tead mis? Ma ei karda sind enam üldse. Okei, ta vaatab eemale. Nüüd on minu kord. Nüüd on minu võimalus. Ta ei vaata. Mul on ta käes. Lähme, Fang. Sa tuleb minuga. Me päästame su. Mul on ta käes. Oh ei, ma olen nii hirmul. Okei, hästi, Fang. Meil on kõik korras, eks? Meil on kõik korras. Ma arvan, et ta sai aru, et ma just päästsin ta. Kuulge, see madu on täiesti hiiglaslik. Ta peab olema umbes 6 jalga pikk. Kui ma neid suuri madusid käes hoian, ei pruugi nad väga suured tunduda. See on sellepärast, et mina olen 6 jalga 2 tolli pikk. Ja kuulge, see madu on sama pikk kui mina. Okei, ta tuleb mu näo poole. Paneme ta külmakasti. Pane oma tagumik sinna sisse. Kuulge, ma arvan, et ma ei suuda seda enam teha. Aga meil on veel 2 aedikut ees ja me peame jätkama. Ma avasin järgmise aediku ettevaatlikult ja märkasin kohe seni kõige suuremat madu. Püha taevas! Okei, meil on veel üks hiiglaslik madu. Ma ei oska täpselt öelda, kui suur see on, sest ta on nurgas kerra tõmbunud, aga kindlasti pole ta väike. Pärast mõneminutilist maadlemist maoga sain ta lõpuks välja ja ta oli palju suurem, kui ma arvasin. Oh, issand, ma sain ta kätte, kutid. See elukas on tõeliselt hiiglaslik. See on palju suurem kui see teine, kutid. Oh, ole ettevaatlik, Helen. Ta vaatab otse sinu poole. Vähemalt ta ei ürita mind hammustada, aga nagu teisedki maod keerab ta end mu käe ümber väga kõvasti ja ma ei suuda teda enam kontrollida. Ma ei usu, et te saate aru, kui suur see madu tegelikult on, sest ta on praegu mu käe ümber keritud. Ma arvan, et me peaksime ta põrandale panema ja ma heidan tema kõrvale pikali, siis näete, kui suur ta tegelikult on. Pärast seda oli meil jäänud veel ainult 1 puur avastada. Ausalt öeldes arvasin ma, et leiame sealt umbes 6 meetri pikkuse anakonda, aga õnneks oli see madu palju väiksem. Oh sa püha, ma pole kunagi sellist madu näinud. Tema saba ja pea näevad täpselt ühesugused välja. Ma ausalt ei suuda aru saada, kumb ots on pea. Oh sa püha, vaadake teda. Ta keerab end praegu lihtsalt väikeseks keraks kokku. Ta näeb tõesti välja nagu Apollo puup. Kuulge, see on hullumeelne. Ma vaatan praegu loomapoes ringi ja me oleme uurinud iga viimasti puuri ning ilmselt oleme päästnud üle 100 looma. Aga nüüd on tõeline küsimus see, millised loomad ma jätan endale lemmikloomadeks ja millised annan ära, sest vabandust, aga ma ei suuda kõigi nende loomade eest hoolitseda. Andke mulle oma mõtetest teada allpool kommentaarides ja kui oled huvitatud mõne neist loomadest adopteerimisest, siis kindlasti jälgi mind Instagramis ja saada mulle sõnum. Aga igatahes, aitäh vaatamast, pane like ja kohtume järgmises videos. Tšau!